Jumalaga pole nagu näost näkku taršanat olnud, vähemalt selles elus ma ei mäleta. Niimoodi isiklikult nagu ei ole suhelnud, aga täna käisin siin Veskjorus nagu palvetamas, mantrat lugemas ja horistasin oma palvehelmed ja siis ikka mõistus on ju rahutu. Kuna tal ei ole nagu nii suurt nagu teadustamist Jumala isiksusest. Pigem on see teoreetiline, avansipäevas on olnud, ikkagi saad aru, et see loodus ei ole päris niisama, et ikkagi elu ja saatus ja universumi teadus ja Jumala isiksus, kuidas keegi soovib, suhtleb suga ikkagi isiklikult. Lihtsalt sa ei saa aru mõnikord, et nagu väike laps võiad käest kinni, käid suures ostukeskuses isaga. Ja see on hea tunne, vaata. Et see ostukeskus, see maailm, need kihid ja need kehakihid ja teaduse kihid ja meeleolud väljaste seest, see virvarr on meie hinge suhtes niivõrd suur ja niivõrd kohati hirmutav, kohati mõistmatu, kohati balansist välja viiv, kohati nagu teadmatuses ja nagu kehitad õlgu, ma ei tea, mis ma siin teha saan, eks. Nii väike kübeke siin kuidagi tuuletõmme, nii nagu on, nii see kübeke lendab, eks ju. Surmasünni karmatsüklis, ahankara, valeega samastamised. Ja siis on ikkagi hea, et see püha nimi, Jumala nimi, sellest on palju räägitud, et Jumala nimi küll on just materiaalne vibratsioon, aga tegelikult see taga on siis sa nagu võtad telefoni ühendus Jumalaga, eks ju, et sul on nagu väike laps, sa hoiad isa käest kinni, et see kogu see mitmekesisus ja virvarr käib ja ta on nagu tsükliline, me teame, eks nagu aastaajad vahetuvad ja et siin on ikka mingid loodusseadused, mingi süsteem käib, siis seal on nagu see tuum. Ja selle tuuma ümber käivad need kihid, eks ju, meie ka siis. Et hea on, kui läbi selle püha nime ja et sa nagu usud vähemalt see suur pluss oli täna filosoofiliselt nagu anti seest kuidagi, et sul on kuhugi nagu toedata Jumala nime, kordad Jumala nime nagu Hare Krishna, 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 Hare, Rama, Hare. Jumala nime, et hoiad nagu sealt, et mis iganes kuhu sind viskama, sa tead, et sa oled nagu ühenduses sellega, kes alal hoiab, kes on kõik loonud, eks ju, kes on siin ja praegu ülihingena, pühavaimuna, eks ju, väljaste seest, eks ju. Et see on kõik ikkagi tema teadus, nagu ta on teadlik, eks ju, minust ja kõigest, eks ju, kuna me oleme lahutamatud osake sellest organismist ja sellest perest. Et siis on väga hea, kui ikkagi võtad selle, mulle vähemalt, ma saan aru, et see Jumala kontseptsioon, et siis isegi kui viskab kuhugi ära, eks ju, selle väikse tolmukübekese, et siis on ikka kuskilt nagu pidevalt, oled selle alge juures, selle allika juures, selle tuuma juures. Ja hoiad siis kinni läbi selle püha nime ja läbi palvehelmeste. See on lihtne mõte, aga just nagu lohutav vahel.